Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet. Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakajadusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ilmal ei ole enam midagi nii, nagu tema suve ajal peab olema, niisugune temaga on taevas, sinine, mõned pilveräbalad ka, no õigemini lausa ikka puhvpilved üleval, tuuleõhukene puhub ja kõik näikse nagu olevat päris heas korras. Loomulikult uudised, need on niisugused nagu meie ajakirjandusele kohane. Kõige tähtsam uudis näiteks Õhtulehes oli see, et Nõid Nastja ütleb, et kõik see tähtsam kohe on ärgata üles hea tujuga ja nii edasi. Nii mõnigi inimene võib ju muidugi mõelda, kui ta hea tujuga üles ärkab, et on hulluks läinud. Aga noh, kes seda teab, võib-olla mõnel ongi hea tuju pidevalt. Noh, nii kaua kui seda head tuju saab olla. Uudised jah, on nagu nemad on, aga peateemast ehk siis ajaloolisest visiidist Eestisse, mis väidetavalt peaks sel kuul toimuma, veel mitte sõnagi. Võimalik, et ühel hetkel öeldakse, et kuulge, Lepa, te olete ju lollakas. See visiit oli ammu ära, asjad ammu alla kirjutatud, mis te siin seletate, rahvas on rahul ja töötus väheneb ja nii edasi. Rahvas on alati rahul, näiteks värske arvamusküsitluse järgi ei soovi 53% lätlastest mingil juhul loobuda oma rahast ja minna üle eurole, mis teatavasti ei tõsta hindasid, mis toob õnne õuele, pankuritele muidugi ja nii edasi. Läti uuringufirma SKDS viis läbi uuringu ja tuli välja, et eurole üleminekut toetab kõigest 22% lätlasi. Ei ole midagi parata, nii tema on. Kompensatsiooniks võiks muidugi öelda, et vähemalt 21, kui mitte rohkemal protsendil, ilmselt seal on komakohti, ei olnud Läti ega euro kohta mingit arvamust, ilmselt neil polnud kohe kumbagi või oli mõlemat nii palju, et jumalast ükskõik. Aga jah, nagu ma ütlesin, meil jätkus 4. kuud järjest registreeritud töötute arvu vähenemine ja kuu lõpus oli siis juuni lõpus seega töötuna arvel 35 410 inimest ehk siis 5,4% nendest, kes on 16-aastased ja sealt edasi kuni pensionieani välja, mis on võrdlemisi ebamäärane asi, sest pensioni variante on ka mitmeid, on koguni ka eelpensioni. Ma ei mäleta, kes mulle saatis kirjakese eelpensionite kohta küsimusega, et mis põrgut ma tegema pean eelpensioni saamiseks, näiteks kui sa oled mees ja 60 aastat vana, varem nagu ei saagi, siis peab sul olema alles hellasti hoitud sõjaväepilet. Sest see, kus ja kuidas sina teenisid Nõukogude armees ja ma arvan, et näiteks 53. aastal sündinud mehed, kes on nüüd siis 60-sed, need ju pidid teenima Nõukogude armees, ega suurt muud varianti ei ole. No tähendab, on muidugi, kahtlemata suur osa neist võis ka oma sõjaväepileti pidulikult ära põletada, seega loobusid nad teadmatusest pensionist ja öelda, et me oleme nüüd nii patrioodid, kui vähegi saab, me oleme nüüd kõrgemad ohvitserid Eesti armees, selle nimel me oleme ja meil on ka suur eeskuju Laidoner ja nii edasi, aga on mis on. Sõjaväepiletit oleks vaja, naistel vast ei ole ja üldiselt selle meie pensionisüsteemiga on niimoodi, et parem temaga mitte pead vaevata, sest selle peale loota ei saa. Ma rõhun just selles suunas, et pane aga oma raha pensionisammastesse ja fondidesse ja siis hakkad saama 40% sellest, mis sa enne tööd tehes said. Kui arvestada, et sa võisid saada miinimumpalga, siis palju see 40% 320 eurost on ja mis sellega teha saab? No nööri saab ikka. On ka kirju tulnud Nõmme raadiole
ja eks neid ole erinevaid, näiteks tuli kiri, mis algab sõnadega Hello there, we are independent filmmakers from Zürich. Ja Zürichi sõltumatud filmitegijad saatsid Nõmme raadiole kirja ja paluvad natukene abi. Nemad teevad nimelt dokumentaarfilmi Euroopast ja tahavad teha ühe osa võtetest ka Tallinnas ja sellepärast loodavad, et ehk Nõmme raadio saab neid natukene aidata. Nimelt on neil vaja oma filmi tegelasi, no mitte lihtsalt tegelasi, vaid Eesti soost tegelasi, neid, kes on ikka sündinud siin ja elanud siin ja tundnud sellest kõigest mõnu. Nad otsivad noori paare, teistmoodi ei saa öelda, sellepärast et elatakse koos ka mitte ametlikus dokumenteeritud abielus, vaid lihtsalt niimoodi inertsis, teinekord aastakümneid ja enamgi veel. Aga need paarid peaksid olema siis, nagu ma mõistan, vastassoost ikkagi paarid ja vanusevahemikus 20 kuni 35 aastat. Neil peab olema muidugi soov selles lavastuslikus dokumentaalfilmis osaleda. Ja tahetakse näidata neid kui noori lapsevanemaid, nende elu raskusi ja kergusi, kuidas nad teevad tööd, kuidas ja mille eest nad maksavad oma üüri ja nii edasi. Ja muidugi tahetakse kuulda ka huvitavaid lugusid noortest paaridest Tallinnas. Ja nende palve oligi, et siis Nõmme raadios saaks see maha kuulutatud. Ilmselt neil on mingisugune finants taga, sellepärast et filmi sünopsis näiteks oli esitatud koguni eesti keeles, kuigi ega see keel nüüd nii ürgselt hea klassikaline eesti keel ei ole, aga kes seda ürgselt head klassikalist keelt ikka siin Eestimaal räägib, ikka poletud tahan teadsa panustada natuke niimoodi, eks ole, kisub kaasaegseks, noortepäraseks, edasiviivaks eesti keel ka poliitikute oraliseerituna. Siis ei saa üldse peaaegu millestki aru, on küll hulk tuttavaid sõnu, aga süsteemi naljalt ei moodusta, on nagu on. Ja nüüd, kui hakata, ma võtan nüüd selle eestikeelse variandi. Euroopa, mida ta armastab? Piknik noateral, ehk siis pidu katku ajal või kuidas seda vastet võib nüüd otsida eesti keelest. Euroopa, mida ta armastab. See ega teistmoodi ei saagi öelda, võib-olla kuidas Euroopa sind armastab, kes seda teab, mis pidi seda võtta. Aga nende tõlkes siis sünopsis on niisugune. 5 armastajapaari on Euroopa piiril. Nad võitlevad igapäevaelus sarmi, seksi ja armastusega. See on poliitiline film, kus kasutatakse sisu edasiandmiseks visuaalsust, mitte sõnu. See on kaasaegne film. See on sotsiaalne ja kommenteeriv film, mis äratab publikus empaatiat, aga on sisu poolest poliitiline. Me otsime paare vanusevahemikus 20 kuni 35, kes on kriisist ja Euroopast mõjutatud. Nad elavad Sevillas, Dublinis, Tallinnas, Thessalonikis või, see peaks olema Zagrebis. Need on siis võtteplatsid, mis on kinni pandud. Mehed ja naised, kes töötavad või otsivad tööd. Suhetes inimesed, kes elavad koos rasketel aegadel omaette või korterikaaslastega. Film baseerub olemasolevatel lugudel ja tegelaste suhetel. Kuid siiski me arendame filmi koos tegelastega ning loome ühise loo, mida filmitakse kui struktureeritud reaalsust. Tegelastele tasutakse kaasa tegemise eest, nii et raha saab ka koguni peale, selle saab veel ekraanil ilus ja hirmus olla ja nii edasi. Film, nagu kirjutab sünopsis siin, saab olema metsik, radikaalne ning omab karmi seisukohta ning alastust. Mida see tähendab, kas peab ise palja tagumikuga olema või on see alasti tõde? Tõde, vaat kurat ega see tõde ka nii väga striptiisi teha ei taha. Ta eelistab ka liikuda nurgataguseid mööda, sest tõde võib ju alati ametlikult seisukohalt peksa saada ja kui tuleb ametlik seisukoht,
siis on tõde kadunud nagu see samune sealt, igaüks vastavalt oma maitsele ja fantaasiale rehkendab. Aga see film, jah, on neil plaanis siis teha ja film on emotsionaalne otsing. Ilma kommentaaride intervjuudeta dokumenteerib see 5 kohta ja 10 inimest. Film on aus ja tabudeta, hõlmab alasti olekut, sest midagi pole kaotada. Me ei teeskle, me oleme. Ja võimalik filmimise ajakava on siis... kõik kohad ei puuduta muidugi neid, kes Tallinnas hakkavad osalema, aga Zagrebis 20. juunist kuni 1. juulini, see on siis tehtud. Sevilla on 1. septembrist 10. septembrini. Dublin on 14. septembrist kuni 25. septembrini. Tallinn 8. oktoobrist 18. oktoobrini. Nii et nende 10 päeva jooksul, kui nüüd mõni paar saab sinna filmi rollid, on võimalik vähendada ametlike töötute ridasid, viidates, et aga me teeme kõvasti tööd, praegu me laseme endast piltigi teha. Thessalonikis ollakse 22. oktoobrist kuni 1. novembrini. Loomulikult ma panen lingid ka Nõmme raadio kodulehe peale kenasti üles. Ja kui täna natukene vaba aega rohkem juhtub olema või homme vähemalt, siis teen selle kohta ka pisikese klipi, mis mõni päev ikka eeteris on, sest tont seda teab. Torm ja tung, nagu saksa kirjanduses, ma ei mäleta, vist 18. sajandil võib aset leida juba esimese reklaami peale. Aga torm ja tung võib jääda ka ametlikuks seisukohaks ja tegelikult võiks olla... Nagu Peeter Tooma laulus ilusti öeldakse, kummati veel on vaikus. Ja jätkub see ja üha vaiksemaks veel jääb. No ühel hetkel kuuleme seda laulu ka. Aga jah, niisugune asi on. Eesti uudistest võrdlemisi tähtis asi on muidugi see, et politsei uus relv võitluses prostitutsiooni vahendamisega on... Kliente bordelli vedavate taksojuhtide kimbutamine ja see peaks seda tüüpi kuritegevust vähemalt teoorias oluliselt vähendama, niimoodi kirjutab Postimees. Mis asi peaks nüüd vähendama, kas kimbutamine või uus relv, tont seda teab, aga põhimõtteliselt tõepoolest, taksojuht on see kurja juur, tema veab kliente litsimajja ja kui litsi ei ole, siis on taksojuht. Ja klient on alati rahul. Peale selle võiks hakata politsei muidugi kimbutama ka kojameest, kes pühib bordelli esise kenasti puhtaks. Vaat kui see bordelli esine upuks solki ja kõntsa, no ei tahaks. Välismaa nips perses klient sinna bordelli minna, fui, ei. Tema läheks hoopis Hollandisse või Lätti või no samas muidugi, eks see paneb Eesti majandusele ka teatava põntsu, sest ringleva raha hulk väheneb ja nii edasi. Aga tõepoolest, politsei võitlusvahendid, ega ma ei ütle midagi, kui taksojuht ise on bordelli osanik, omanik või nii edasi, see on nüüd üks asi, aga sel juhul jääb üle küsida, kumb pool tal suurem on. Kui aga klient istub taksosse ja ütleb, lähme litsimajja, mis siis taksojuht peab tegema? Hüüdma, issand jumal, kus ma saan siin litsimajja viia? Ametlikult ju seda pole olemas, selle eest ju karistatakse ja nii edasi. Ei, klient ei ole kuningas. Kui tuleb klient ja ütleb, vaat sinna aadressile tahan ma sõita ja taksojuht on kuulnud kuulujutte, et seal juba aastakümneid töötab bordell, mida peab taksojuht tegema. Isegi kiilaka peal peavad karvad püsti tõusma. Ei, sellel aadressil ma ei sõida. Mis motiiviga? Hüva, ütleme, et taksojuhtidele makstakse selle eest, kui nad selle aadressil kliente toovad. See näitab ju ka liberaalset turumajandust, konkurentsi, heakene küll, ma saan aru, kui sekkuks siin maksuamet. Aga maksuamet nagu pole öelnud, et taksojuht, kes saab 50 eurot selle eest, et sõidab konkreetsel aadressil, on jätnud tulumaksu maksmata ja see on kuritegu. No see on ju sätestatud, kui õnnestub tõestada, et ta raha on saanud. Aga kui taksojuhil, ma ei tea, üldiselt need dekoratiivsed võitlusvahendid, need on muidugi vinged, aga
peaasi, et oleks litsimajad, kuhu sõitmise eest saab taksojuhti karistada tulevikus kojameest. Võib-olla ühel hetkel võetakse ka Eesti Energial natist kinni, sest ta ju varustab litsimaja elektriga. Aga peaasi, et meil on riik, mis oma sisepoliitiliste käikudega võimaldab litsimajade teket, kestma jäämist ja seismist kaljudena ja enamgi veel. Ma ei tea, siin natuke detailidest me võitleme ju laste õiguste eest ja hädade vastu, nii et kivi ei jää kivi peale. Me ju teame, et mammid koolitavad mammisid, kes hakkavad koolitama mammisid, kes siis hakkavad pisaraid pigistama ja annetusi küsima. Aga Haabersti sotsiaalkeskus ja linnaosa valitsus kõige oma lastekaitsetöötajatega alustab ka sel aastal projektiga Suvesupp. Väidetavalt tahetakse lahendada sellega põhikooliealiste laste toitlustamist suvekuudel, mida millegipärast meil on vaja teha, kuigi just niisuguses kriisis peavad need lapsed tahtmagi elada. Suvekuudel vajavad lisaks igapäevastele abivajajatele täiendavat abi ka vähekindlustatud isikud. Nii et peale igapäevastele abivajajatele ka vähekindlustatud isikud, üksikvanemaga pered ja need lastega pered, kus vanemad on töötud või neil on raskusi igapäevaeluga toimetulekul. Niimoodi on siis öelnud Haabersti pressiesindaja ja ei taha ma midagi halba öelda selle kohta, ainult et miks meil lisaks igapäevastele abivajajatele on veel ka vähekindlustatud isikud, üksikvanemaga pered, kus võib-olla võiks ju loogika järgi võtta, et seal võiks olla ju lapsukene hästi paksuks söödetud, sest teist vanemat ei ole vaja toita. Vähemalt on niisugune spekulatiivne loogika, aga mis ma siin lõõbin? Oleme tänulikud, et riik ei maksusta neid, kes käivad saamas tasuta suppi, sest nad on ju saanud tulu ja selle eest, jootraha eest tahetakse ja nii edasi. Jamasid on nende lastega kui palju, aga tõesti, mida võiks nüüd öelda? Kui Haabersti sotsiaalkeskuses niisugune asi toimub, lõõmiga pooleks võiks muidugi öelda, kuradi keskerakondlased poosetavad siin oma abistamisega. Nagu me teame, Haabersti tegelased on ju Keskerakonnast, eks ole. Ja seda ma tean päris täpselt, sest te võite nüüd öelda, et jah, mis sa teed keskerakondliku propagandat, aga nad on aastaid käinud korralikult siin Nõmme raadios kord nädalas või üle nädala õigemini rääkimas oma töödest tegemistest. Kontrastiks võib öelda, et ilmselt on selle põhjus see, et nad suudavad ja oskavad seda teha, sest näiteks Nõmme linnaosaga ei ole praktiliselt alates sellest, kui Nõmmes tuli nii-öelda võimule Urmas Paet, kes siis enne kui sekretärile tere ütles, käskis katkestada igasugused sidemed Nõmme raadioga linnaosa valitsusel ja seda on ka kõik järgmised valitsused kenasti järginud. Vahepeal on nagu katsetatud midagi, aga vähe ja sõltumata erakondlikust kuuluvusest. Jah, siin Nõmmel on oma traditsioonid ja omad raskused, aga heakene küll, Haaberstis saavad lapsed tasuta suppi. On see nüüd hea või mitte? Ma arvan sööjale hea, aga vahutajatele annab see teemasid seinast seina. Muide, religioosne ühendus Children of God for Life on kuulutanud välja boikoti suurte toidutööstusettevõtete toodangule. Ärge nüüd tehke mille arendamisel tehakse koostööd biotehnoloogia firmaga Xenomyx. See Xenomyxi nimeline üksus on nimelt spetsialiseerunud uute kunstlike maitse tugevdajate väljatöötamisele ja selle raames kasutab ta oma laborites rakukultuuri, mis pärineb aborditud inimloote neerudest, et vaadata, kas siis neerukesed peavad maitse tugevdajale vastu või ma ei oska esimese hooga muud põhjust võtta. Nii et ega võib-olla mõni inimene ei tahagi mõelda, mis tema
tugeva maitselise lihapiruka sisse võib olla sattunud kas nüüd füüsilises või mentaalses mõttes. Kui seda teemat veel võikamalt edasi viia, siis viimase aasta jooksul on Norras antud teada 106 kadunud lapsest. Lihtsalt viimase aastaga 106 last on nagu vaakumpumbaga ära tõmmatud. Lapsed on kaduma läinud kus kohast? Asüüli taotlejate varjupaikadest. 4 aastaga on kaduma läinud 237 alaealist, ikkagi asüüli taotlejad. Ja viimase aastaga, nagu ma ütlesin, 106. Nii et tundub, et see graafik on kenasti tõusev ja mitte just lineaarselt, vaid pigem moodustab ta ühe teatava paraboolilaadse kõvera. Kuhu need edasised punktid lähevad, seda ma ei tea, aga ma kardan, et ega ta päris korralikuks parabooliks ikkagi ei lähe. Kadunud lapsed ja teismelised on tulnud Norrasse kui alaealised, kellel ei ole saatjat. Nad on elanud pagulasmajades ja nad on oodanud pääsemist vestlusele Norra, see on nüüd immigratsioonidirektoraat, peaks see olema nüüd, kui niimoodi otse nimetada. Aga jah, tundub, et varjupaikades keegi sööb kedagi või mine sa tea, mis seisus see Norra toiduainete tööstus on. Võib-olla on vaja midagi testida, et annad siis rännanud lapsukesele piruka ja kadunud ta ongi. Hea küll, ropud naljad. Ütlesin eile, et Tiit Madisson on oma kirjavahetust alustanud kohtutäituritega, et saada sotti tema arvelt kadunud raha suhtes. Jah, see kirjavahetus on mul käes, aga seni veel ei hakka ma seda avalikustama, sest siin on mitmeid nüansse. Tiit Madisson kirjutas päris terava kirja kohtutäiturile, kelle nime ma ei hakka ütlema. Ja see kiri algab ilusti, et 5. juulil oma pensioniraha väljavõtmisel avastasin pangaautomaadi juures, et minu kontol puuduvad vabad vahendid. Internetipanga teenust kasutades selgus, et kuna mu arve on arestitud, oli kogu mu pension teie poolt arvelt maha võetud, kuigi seal samas seisis lause. Kontole on määratud kasutuslimiit, summa, mille ulatuses võib siis kasutada kontol olevat raha ja ajaliselt kõige esimesena määratud aresti järgi oli see summa 320 eurot kuus, mis peab jääma arvele. Siin on ka vabariigi määrus 10. jaanuarist 2013 number 6, sellega on see seadustatud ja Madisson süüdistas kohtutäiturit siis seaduse rikkumises. Kohtutäitur vastas oma kirjaga, et ei ole asi üldse niimoodi. Tema kontrollis oma kontod ära, ei ole Madissoni arve pealt tema konto peale mitte midagi tulnud, kuigi selle aja peale peaks olema ju tulnud. Ja Madisson põrutas peale ka, et teid on isegi karistatud selle eest, et te ükskord nagu ei võtnud korralikult summat maha kellegi pealt ja pärast seda te olete teinud oma tööd ikka erilise julmuse ja jultumusega või ma annan üldsõnalise mõtet edasi ja kohtutäitur kirjutab, jah, sain ministrilt üle kurgi, et ei nõudnud sisse täie rangusega alaealisele piletita sõidu eest tehtud 35 eurost trahvi. Iseenesest alaealisele teha trahv 35 eurot, see on ka sigadus, sest lõppude lõpuks väikeseid võib veel ümber kasvatada, ma saan aru, et kui on paadunud piletita sõitja, siis aga nöökida lapsi sellepärast, et ma näen küll, et sa oled umbes 10-aastane, aga kuna sul ei ole dokumenti, siis see ei pruugi ju tõde olla. Niisugune on ametlik seisukoht, mis tapab igasuguse moraali ja inimliku suhtlemise. Aga jah, mäng, ehk siis see Madissoni kirjavahetus jätkub ja ühel hetkel ilmselt saab sellestki kirjavahetusest huvitavamad killukesed välja tuua. Aga hetkel on mul tunne, et võib tõesti olla nii, et kohtutäitur ei olegi asjasse segatud, asjasse on segatud otse riigiamet. Patt on mõelda riigiametist halba, aga harva on see siis niisugune kohe alatu vale või sigatsev arusaamine. Näis, millega mäng lõpeb.
Täna meil, nagu me kõik teame, juba teine Ramadan 1434 või 10. juuli 2013 ehk siis 35773 või 10. seinakuu 10226 või juulisupäev number 2,456,484 ja just nimelt täna aastal 138 suri Rooma keiser Hadrianus. Millega tema ajalukku läks? Tema laskis ehitada, kuidas seda nüüd kutsuda, Suurbritannia müüri, mitte Suure Hiina müüri paroodiaks, vaid need šotlased olid vist need, kes olid niisugused, et kui seina ette ei tee, siis kurat tulevad kogu karjaga ja tappa annavad ka veel, sest nendele ei meeldinud Rooma kultuur. Täna 1856. aastal sündis inimene, kelle ümber on müstikat piisavalt, aga igal juhul nimi oli tal Nikola Tesla. Mõned inimesed võib-olla mäletavad teda ka füüsikast, kaunis ebamääraselt, aga imetrikke olla ta teinud küll. 1919. aastal algasid Tartu Tagavarapataljonis enamlaste agitatsiooni mõjul 13. juulini kestnud rahutused, mille likvideerimise käigus hukati sõjakohtu otsusel 21 sõdurit. 1941, madinad kui palju. Ja muide, just nimelt tänasel päeval 1941 Kolga lahes maabus Soomes Eesti vabatahtlikest moodustatud luuregrupp Erna kolonel Hennants Kure juhtimisel. Grupp asus laagrisse Harju ja Järvamaa piiril Kautla rabas, kuhu peagi kogunes üle 1500 sõjapõgenikku. Ernat meenutati ka Erna retkega, nii palju kui mina aru saan, Erna retke enam ei korraldata, sellepärast et meie sõbrad ei pruugi sellest aru saada. Ja mida me siin ikka ernatame, see on ju Punaarmee ilmselge halvustamine, et näed, olid küll venelased siin, Nõukogude armee ja muu siukene mingi Erna korraga tuli ja... Aga nii ta oli, Venemaale meeldimiseks Erna retke enam ei korraldata ja no nad on ju ka sõbralik ja nii edasi. Üldiselt tundub tõesti, et võim hakkab väga kogunema konkreetse eliidi kätte, mille poolest ta nüüd eliit on, ilmselt julmuse poolest. Aga jah, 41 veel kord, suvesõda. Eesti vastumanuvõitlejad alustasid Nõukogude okupatsiooni vastu Tartu ülestõusu. Samas Poolas oli Jedvabne veresaun, mille käigus poolakad hukkasid umbes 340 inimest, kes viitsib, otsib, loeb lähemalt. 1996. Kuigi Eesti ja Venemaa leppisid Tallinnas lõppenud piirikõnelustel kokku mitmetes keerulistes piirilõikudes, ei suutnud osapooled läbirääkimisi ummikseisust välja tuua. Nagu me kõik teame, täna on läbirääkimised ummikseisust väljas või kui ei ole, siis no kus see Kunda jõgi on, võib-olla tõmbame kriipsu sinna, peaasi, et peremehele meeldib. Korraks pilka väljapoole, enne kui tuleme kodumaise enam-vähem minu kasvu mehe juurde, kes on siin stuudiosse ilmumas. Telegram kirjutab, see uudis võiks muidugi ka natukene avardada meie ettekujutust ladvikute ühtesulamisest nii maailma mõõtudes kui ka parteides, kus ühe partei juhtkonnast imbutakse teise partei juhtkonda ja vastupidi ja lõpuks avastatakse, et kõik on nii pudru ja kapsad, et loogemgi uus ühtne keskreformi või reformikeskne erakond ja avanti popolo. Eesti tahab seda, ühed liberaalid kõik. Föderaalne eriolukordade agentuur FEMA salgas maha aruande, mis vihjas Vene vägede tegutsemisele massiüritustel USAs, eirates sellega ilmselget fakti, et Venemaa ja teiste riikide välisväed on USAs aktiivsed juba vähemalt 20 aastat.
Mõelge nüüd 20 aasta tagusele ajale, mis siis toimus, millest meile siis räägiti, aga enne imet Vene väed on Ameerikas aidanud korda tagada tükk aega. Eelmisel aastal teatas Infowars sellest, kuidas Vene väed kutsuti USA-sse Fort Carsonisse Colorados, kus nad võtsid osa treeningust, mis oli keskendunud terrorismi vastasele väljaõppele. Peale õppuste, kuidas tabada terroriste, võtsid Vene sõdurid osa ka pesapallimängudest Colorado Springsis. Ära õppinud. USA kaitseministeerium kinnitas hiljem, et 20 Vene eriüksust saadeti 3 nädalasse USA-sse treeningutele seoses ametliku kahepoolse vahetusprogrammiga USA ja Venemaa vahel. Usutavasti siis 20 Ameerika eriüksust oli treenimas Venemaal, mille kohta on ka kaudseid viiteid, sest dokfilmidesse on jõudnud nii-öelda varjatud kaameraga tehtud kaadrid, kuidas jänkid ja venelased võrdlevad oma kontaktita võitluse võimeid. See on niimoodi, et tehakse paari meetri kauguselt piltlikult öeldes poksilöök ja inimene kukub verise ninaga pikali. On ka mitmeid muid juhtumeid, kus võõrväed on olnud USA pinnal julgeoleku vahetusprogrammide raames. Paul Watson kirjutab, et treeningõppused, kus kasutatakse ka võõrvägesid, panevad muretsema selle üle, et USA võib usaldada võõrvägesid, et taastada kord, konfiskeerida relvi või isegi panna riikliku kriisiolukorra ajal kodanikke vangi, kuna võimalused ameeriklased ise, olles küll eriüksuslased, keelduvad tegutsemast teiste ameeriklaste vastu. Ja sellepärast ongi hea tuua kohale venelased. Niisugune on siis üks pisukene taustakillukene siin, mis tuleb Telegramist. Ainukene punkt veel meie ajakirjanduses, kus jookseb läbi. Ma ei tahaks öelda tegelikult, et nad nii väga ajakirjanikud on. Nad on nagu maitse ja fantaasiaga head tõlgid, kes oskavad selekteerida materjali, mis võib olla oluline ka meie jaoks. Olulisem kui nõid Nastja tõdemine, et kõige tähtsam on ikka hommikul hea tujuga ärgata ja siis on kohe kõik tore ja raha tuleb juurde ja nii edasi. Jah, müts maha Telegrami ees. Muide, otsige see lehekülg üles. Neil on finantsseis natukene niimoodi nutuse võitu ja kuulake ära nende peatoimetaja sõnavõtud seal ja võib-olla mõni ka toetab. Jaapani Fukushima tuumaelektriaamas on jälle täheldatud leke. Radioaktiivset seesiumi sisaldus põhjavees kasvas nädalavahetuseks 90-kordseks. Asahi Shimbun kirjutas 5. juulil, et tervisetöö ja sotsiaalministeeriumi sõnul sisaldasid varasemad tuumajaama töötajatelt võetud radiatsioonimäära testid vale andmeid, näidates tegelikust väiksemaid numbreid. Ministeerium on seisukohal, et jaama juhtkond ei suutnud täita ette nähtud turvanõudeid ja lootsid olukorda leevendada, esitades vale andmeid, mis teatavasti muutuvad automaatselt ametlikuks seisukohaks ja tõde kao jalust. Niisugune on see ladna ja lahke informatsioon, mida me saame ja kui tuletada nüüd meelde, sel möödunud hooajal siis panin ka mina üles mõned aerofotod Nõmme raadio lõunatundide juurde, kus on näha, kui kaugele on radioaktiivne saaste jõudnud Fukushimast. Niisugune on siis üldpilt meie kriisivabast, et mitte öelda ajuvabast maailmast. Aga nüüd, head inimesed, nii nagu tihtipeale ei ole mina stuudios enam üksi. Stuudiosse on absorbeerunud üle pika aja Tõnu Kalvet. Nagu me teame, Tõnu on küllaltki aktiivne, niinimetatud rahvuslane, kuigi ma seda sõna ei salli, sest see on liiga kummaline, laialivalguv ja mõjub muu jaoks vähemalt diagnoosina. Igal juhul Tõnu annab välja
Ajaleht õigemini vastutab selle sisu eest ja peaks olema kursis suhteliselt paljude teemadega, mida siis meie, kuidas nüüd öelda, rahvussolistid ajavad, sest kui paned kaks juba ühte tuppa, siis kiskuma nad lähevad või kuidas see asi sulle tundub, Tõnu? No kõigepealt tervist Nõmme raadio kuulajad ja sulle ka, Margus. Tundub niimoodi, et kisklemise aeg hakkab mööda saama ja suureks verstapostiks selles vallas oli 20. aprill 2013, kui Paides toimus rahvuslaste ümarlaud. Ja siis seal kohtusid nende rühmituste esindajad, kes enamasti ei saa omavahel teab kui hästi läbi. Aga nähes, et asi võtab ühiskonnas päris kehva pöörde, kriis süveneb, keegi vastu ei hakka, siis taibati, et olukord lihtsalt sunnib koostööd tegema. Ja esimene selle proov oligi 1. juunil 2013 toimunud piirileppe konverents ja tookord 5 organisatsiooni korraldas selle ühiselt, täpsemalt siis Rahvuslaste Tallinna klubi, Eesti Iseseisvuspartei, Eesti Vabaduspartei, Põllumeeste kogu, Kristiine Üürnike ühendus ja Julius Kuperjanovi selts. Jah, Tõnu, sellest me juba ühe korra rääkisime ja selle eest said sina ka mööda päid ja jalgu, et näed, 1. juulil või juunil, millal see oli, toimus üritus ja herr Koitla kirjutab, et ma juba 7. teatasin, miks meie partei ei osalenud üritusel ja Kalvet Vagabakas 6. ütles, et näed, nemad ootamatult hüppasid alt ära. No tähendab, asi on selles, et ei ole ju seda ühtsust. No ütleme, see teatud piires on ja üha rohkem. Vaata, üha rohkem, kui öeldakse, siis minule mõjub see nagu poliitiline kuulutus, sest kui sa tähele oled pannud, elu Eestis läheb ka aina paremaks. Meil on järjest suuremad saavutused. No ja tänu sellele me räägimegi ilmast, rannavoolest, sellest, et mingisugune pisik ja käsn kuskil hüppasid, et keegi tantsues väänas jalakese võib-olla välja või ei väänanud välja, täpselt ei tea, aga uudised on ju, andke mulle andeks, head kuulajad, pask. Ja pask on sitt, millest ei moodustu julka, kui definitsioon võtta. Meil on möla ja meelelahutust nii meeletult, et sellest võiks tehniliselt järeldada, et tõepoolest rahvuslased on ühinenud. Ajakirjandus on kamandatud kultidena rukkisse vaikima, karjuvalt vaikima agressiivses ootuses, et ehk saab kellegi näiteks Kalveti täis teha. Vaata, mis Kalvet ütles. No Kalvet on ju teada kiiksuga ja nii edasi. Aga olukord on jah, jube tegelikult. On ja võiks öelda, et see vaikus, mis praegu Eesti peavoolu ajakirjanduses valitseb, on tõesti kõnekas. Üks asi on see, et ei räägita rahvuslaste ühinemisest ja ütleme, võib-olla see ei huvita nii-öelda tavatarbijat, aga hoopis muret tekitavam on see, et ei räägita, kuidas läheb nii-öelda piirileppe rindel. Ja kuigi aeg-ajalt ilmub üksikuid asjalikke kirjutisi, aga viimasel ajal, ütleme viimase paari nädala jooksul on vist võetud mahavaikimistaktikale kurss. No mitte ainult viimase paari nädala jooksul, sellepärast, et juba tükk aega tagasi oli see vist, kas see oli 6. juuni, kui ilmus, et hiljemalt juulikuus kirjutatakse alla ja et Välisministeerium kiivalt hoiab saladuses ja nii edasi. 7. juulil ma käsitlesin seda teemat natukene, vaikus süveneb, me saame rannailmast tõesti palju teada, me saame teada, et kuskil Pärapõrgus käis buss, Hispaanias vist käis buss üle katuse ja kogu lugu. Isegi Bin Laden on juba mängu toodud, et tema varjas ennast kauboi kaabut kandes Pakistanis, see nimel Pakistanis tähelepanu ei ärata. Ühesõnaga, meil nagu testitakse, kui lolliks on see rahvas juba läinud, millist jama talle võib ajada. Aga muidugi ega see, mis sa ütled, et rahvuslased on ühinenud, ma kahtlen selles.
Sest liiga paljudel on solisti iseloom ja soov karjääri teha, ilmuda õigel ajal valgel hobusel ja kõik paika panna. No ma ei ole öelnud, et see protsess on lõppenud, aga ta käib. Ja mis puutub ajakirjandusse, siis meenuta kõigepealt, kellele kuulub suurem osa Eesti peavoolu ajakirjandusest? Eile või üleeile, millal see aastapäev oli, kui see suur... ei tule mul praegu nimi meelde, võttis Päevalehe üle, ja eks neid rahastajaid, jah. Nii et kui Eesti peavoolu ajakirjanduse lõviosa on väliskapitali valduses, siis miks peaks olema väliskapital huvitatud sellest, et Eesti riigil, Eesti kultuuril läheks hästi? Eestlased või ütleme Eesti asunikud, Eesti elanikud on sellele väliskapitalile ju lihtsalt tarbijad. Lüpsilehm võiks öelda. Ja muidugi, ja sellepärast võikski minna tal parasjagu nii hästi, et oleks ikka keda natukene lüpsta. No samas võiks ju küsida, et miks peaksime me uskuma Emori statistikat, kui firma kuulub prantslastele? No just. Ja kogemus on näidanud, et tihtigi peale Emori küsitlused on kallutatud ja juba küsimused ise on kallutatud. Ma mäletan ükskord, see vist oli Emor, kes tahtis teha mingit küsitlust selle kohta, milliseid raadiojaamu te kuulate. Ja siis mina kuulasin selle valiku ära, ütlesin, aga miks seal ei ole Nõmme raadiot? Ja siis mulle vastati, ei, meie küsitluse tellija ütles, et tema ei soovi, et nende raadiojaamade hulgas, kelle seast tuleb valida, oleks Nõmme raadio. No nii. See on muidugi suur au, et isegi niisuguses üksuses teatakse Nõmme raadiot ja arvestatakse sellega, et küsimus Nõmme raadio kohta võib anda äärmiselt ebasoovitava vastuse. Karta on. See on muidugi rõõmustav uudis, kuigi sisuliselt mul on ükskõik, mida nad arvavad. Ma ei ole päris kindel, et see oli Emor. Võib-olla ma teen Emorile selles küsimuses ülekohut. See võis olla mõni teine välisomanduses olev Eesti arvamus. Aga ega siin vahet ei ole tegelikult. Põhimõte on ju sama. Aga kui nüüd jutt läks juba Nõmme raadio peale, kas sina oskad öelda, miks mõned, niinimetatud rahvuslased või ülemuseks pürgijad väidavad, et Nõmme raadio kuulub Keskerakonnale? Nad ei saa ju, isegi mina ei suudaks seda tõestada, kuigi ma olen Nõmme raadiole väga lähedal seisev isik. Aga nende väited on nii tormilised ja kui heidetakse ette, et Kalvet võiks lõpetada esinemised Keskerakonnale kuuluvas Nõmme raadios, miks siis seesama Aivar Koitla ei ütle, et aga Helme võiks lõpetada esinemised Keskerakonna kontrolli all olevas Tallinna televisioonis? No võib-olla ta on öelnud, aga seda pole lihtsalt kuulda võetud, sest vaata, mina ei võtnud ka kuulda seda, kui ta ütles, et ma ärgu esinegu keskerakondlikus Nõmme raadios. Aga tulles tagasi sinu küsimuse juurde, siis võimalik, et põhjuseks on see, et sa ise olid kunagi Keskerakonna liige. Ei ole kunagi olnud. Ei, see on see, mis rahvuslast hulgas levib, selline kuulujutt, et sa olid kunagi Keskerakonna liige, teiseks Harri Raudvere on Keskerakonna liige, ta on korduvalt kandideerinud erakonna esimeheks ja siin on käinud korduvalt esinemas ka keskerakondlikud poliitikud ja näiteks palun väga, doktor Viktor Vassiljev on ju iga kolmapäevane štammkunde siin. Mis me nüüd siis teeme, kui doktor Viktor Vassiljev kuulub Keskerakonda, kas me peaksime talt siis mingisugused õigused ära võtma, et oleks vaba ja demokraatlik ja sõltumatu? Ma ei tea, mina ei hinda teda erakondliku kuuluvuse järgi, ma hindan teda kui inimest, kes räägib. Kohati võib igaüks öelda, et ta ajab ju jama, aga kohati võib igaüks öelda ka, et ta räägib ju väga kihvti juttu, kõik sõltub sellest, kes kuulab. Samamoodi käivad siin ju Haabersti tegelased, Juhan Hindov, väga ladna ja lahke jutuga inimene, igati professionaalne saatejuht, ajab kõik asjad ära, mis vaja on. Ma ei tea, seda võib muidugi ette heita, aga mis puutub nüüd Lepa seotusse Keskerakonnaga, siis see oli ainult nii palju, kui Herr Savisaar otsustas Peeter Kreitsbergile vee peale tõmmata ja jätta ta ilma
igasugusest rahalisest toetusest kandideerimisel ja eraldada Heimar Lengile siin suuremaid summasid, et ta istuks vanni ääre peal klippides ja ütleks, et vee hind on kontrolli all ja me kontrollime kogu aeg, kuidas ta tõuseb ja nii edasi, sellepärast, et meie saame ju osanikuna sellest kasu. Noh, niimoodi muidugi see täistekst ei olnud, aga mõte pidi olema selles. Ja siis sai tõepoolest töötatud Herr Kreitsbergile alla ja me saime temaga piisavalt hästi läbi. Aga meil oli palju erimeelsusi. Aga rahvas ei unusta seda koostööd, nagu nüüd selgus. Noh, rahvas nüüd igal juhul jah. Tegelikult ükskõik, kes su täis teeb, pesema pead sina. Nii ta on. Nii et FSB rahastab ka, Araabia naftašeigid ka. Ja raha peaks olema siin hirm palju, kuigi tegelikult on olukord just vastupidi. Mis auaste sul pidi olema? Kõike teadad ütlesid, et sa oled FSB-s päris kõrge ohvitser, vanem ohvitser lausa vist, aga mis auaste? No ma ei tea, eks see peaks olema, kuna mul kõrgemat sõjaväelist haridust ei ole. FSB-sse on väga raske pääseda, kui sul ei ole Vene kodakondsus. See on jälle minu teada seal Venemaa relvajõududes sees, aga põhimõtteliselt ma ei saaks tõusta kõrgemale kui major, sest majorist kõrgemale tõusmiseks peaks olema kõrgem sõjaväeline haridus. Ja. Saadud Venemaal. Loodame, et see nüüd rahuldab neid saatekuulajaid, kes on sind FSB-ga seostanud. Nii, aga räägime nüüd rahvuslastest ja Tartu rahust ja sellest piirilepingust. Kas keegi on üritanud uurida, millal ja kus see alla kirjutatakse? On väited, et see peab sündima juulikuus Eestis. Väited pärinevad 6. juunist ilmunud päevalehes, see oli vist kell 4:35 hommikul koguni ja edasi on vaikus. Vaieldamatult selles hiigellistis, kus ka mina olin ja kust mind ilmselt välja visati, nii nagu mitmest teisest listist, sest kui sai ikka öelda, et see kollaste õhupallide jama, mille peale õhupallidel on kirjutatud Ansip astu tagasi, Ligi astu tagasi, et sellega võib küll telekasse pääseda, aga veel paremini pääseks, kui kollaste pallide asemel näitaks oma valgeid tagumisi poolkerasid, siis oleks operaatoreid kindlasti rohkem ja telekasse pääs oleks kindlam, aga rahulepingusse see ei puutu. Ei puutu, see on üks asi ja teine asi, see ei mõjuta ka mitte midagi. Sa küsisid, kas on teada, millal allkirjastamine toimub, kas on püütud teada saada. Minu andmetel on püütud, aga siiamaani pole teada saadud. No mina olen ise üritanud kätte saada Lavrovi liikumisgraafikuid. Ma tean, et 20. augustil peaks ta olema Soomes. Nii et tegelikult võib see allkirja panemine juhtuda ka augustis, sest Soome ja Eesti on suhteliselt lähestikku, kuigi ennustati, et see peab olema juulikuus. No ta võib olla juulis ja võib olla augustis, siin ei ole erilist vahet, sest ega allkiri üksinda ei jõusta lepet. Isegi pole kindel, et Lavrov tuleb see ise. Väga tõenäoliselt ta saadab mingi oma teise või kolmanda asetäitja lihtsalt selleks, et näidata Urmas Paetile, või mida siis Urmas Paet tegelikult väärt on. No ühesõnaga, et paika panna. Impeerium näitab oma jõudu. Ja teine impeerium tagab Paetile selle riigi reetmise eest koha Brüsselis ilmselt, sellepärast, et Paet võib alati öelda, et pärast seda tekivad mul Eestis ebameeldivused, mind võidakse rünnata, nii et ma tahan nagu Siim Kallas koristati Brüsselisse. See on täitsa võimalik ja siis Nõmme elanikud on muidugi rahul, sest oma poiss, endine Nõmme linnaosavanem on siis Brüsselis. Meie mees Havannas, nagu öeldakse. Aga tuleme tagasi piirileppe juurde. Ma kujutan ette, kui uhke, kui nüüd minna filminduse teema peale, oli Hitler Stirlitsi üle. Ikkagi meie mees ja nii edasi. Piirileppe jõustab ikkagi Riigikogu. No Jakene küll teame me mõlemad ja ka suur osa raadiokuulajaid teab, et see piirileppe on juba eos õigustühine, kuna ta läheb vastuollu Eesti põhiseadusega. Aga korra järgi peab piirileppe jõustama Riigikogu ja kui on võimalik korraldada salajast allkirjastamis Välisministeeriumis, ei ole võimalik korraldada salajast Riigikogu istungit ja Nõmme raadioagent Riigikogus ehk siis doktor Viktor Vassiljev, tema ikka teatab ju raadiole, millal see istung tuleb või lugemine. Nii et seda ei maksa peljata.
Niimoodi ta on, me saame sellest teada, aga ikkagi, kui sa väidad, et niinimetatud rahvuslased, tähendagu see mida iganes, kui nad omavahel läbi ei saa ja ei moodusta tervikut, siis võiks öelda, et tegemist on võrdlemisi vastandite kunstliku ühtsusega või nii, kui minna sinna arhailisse nõukogude teadusse. Et kas rahvuslased kuidagigi suudavad siis tegelikult praktikas ühineda ja midagi konkreetset peale kollaste õhupallide ja ma ei tea mille ette võtta? Jah, see ühinemine käib sammult, see ei toimu paugu pealt ja tundub praegu niimoodi, et hetkel teevad tõsist tööd ühinemise nimel need jõud, kes ei kuulu Eesti konservatiivsesse rahvaerakonda. Sest Eesti konservatiivne rahvaerakond, ta on üksi juba nii suur, umbes 7800 liiget, et tema lihtsalt inimmassi ei vaja. Aga need teised väiksemad rahvuslaste rühmitused, võime ka Eesti iseseisvusparteid väikseks nimetada, kuigi tal on liikmeid üle 2000. Ütleme, need teised rühmitused teevad omavahel koostööd küll, sest ütleme niimoodi, et surutis on pannud aru pähe. Saadakse aru, et oma ressurss on piiratud ja kui sa üksinda pusid, sa jäädki pusima, sa ei saavuta eesmärke kunagi. Ja nüüd, kui tuleb soodne olukord kriisi süvenedes, rahvas vaatab, mida siis need kritiseerijad ise on ära teinud, kas nad suudaks üldse kas või teoreetiliselt välja vedada, kui nad saaks võimu juurde. Ja praeguse seisuga võib öelda, et ei suudaks. See kõige kuradim ongi. Sellepärast tulebki tõsiselt tegutseda, et ressursid ühendada. See on teatud mõttes ühistegevus, mida ka Nõmme raadio reklaamib. Ei ole mõtet üksi pusida. Üksi pusida on mõtet, kui sa tegeled kitsalt oma erialaga, sellepärast, et näiteks mina siin pusin üksi ja tänu sellele olen ka jäänud nii-öelda üksi, kui nüüd sina välja arvata ja muidugi FSB, Keskerakond, Araabia šeigid ja ma ei tea, kes Bin Laden võib-olla isiklikult ja Hitler kindlasti. Vaat, kui inimene pusib üksi või ütleme väike organisatsioon pusib üksi, ta peab ikkagi silmanurgast jälgima üldpilti. Muidu jõuame sama kaugele nagu omal ajal Nõukogude Liidus, kus tehti, kas oli vist Pobeda või Moskvitsi vasakute esiporilauda. Tohutus kogu. Nii et asi võib võtta sellise pöörde, kui sa ei jälgi tervikpilti. Nii et tegutseme küll nii-öelda lokaalselt, aga mõtleme globaalselt. Pakkusin mitmetele tegelastele välja, et tulge raadiosse, rääkige sellest. Peab ütlema, et sina oled see erand, kes kinnitab reeglit. Millist reeglit? Seda reeglit, et ei tulda, sest öelda pole ju mitte midagi. Küsimus tekib ka selles. Sa ütled, et see konservatiivne rahvuslik ja mis ta on erakond, et nad ei vaja rohkem liikmeid, et neil on kõik, aga mida nad teevad? Lõuna-Eestis viibides nädalapäevad tagasi kuulsin ma, et nad olid käinud Valgas ja rääkinud, kuidas nemad võitlevad ikka Tartu rahu eest ja kuidas on vaja ühineda ja kuidas on vaja võtta võim Tallinnas ja ühesõnaga ma ei saanudki aru, milles plaan on. Ilmselt on plaan võim võtta ja inimestele selgitada, kuidas seda võtta. Aga kuidas nad suhtuvad Tartu rahusse? Mart Helme oli omal ajal kangesti selle piirileppe sõlmimise poolt, nüüd ta nagu on vastu, ta räägib, et see Venemaa hirm, see peab iga eestlase südames elama igavesest ajast igavesti, aga milline on nende positiivne programm? Positiivne programm siiski ilmselt neil mingi on, nüüd on küsimus ilmselt neil siiski mingi on kes on lugenud nende avaldusi, kes on lugenud nende programmi, see leiab, et see on üsna asjalik, kuigi umbes 2/3 sealt on maha viksitud Eesti iseseisvuspartei programmist, aga tühja sellest. Kõige tähtsam, et jutt on õige, aga üks asi, mis paneb mind kahtlema selle asja juures, kui EKRE juhatuse liikmed on öelnud, et nende eesmärk on võtta valitsusvastutus, see tähendab, et sel juhul on kaks võimalust. Kas nad moodustavad valitsuse ise, see tähendab, kas nad saavad Riigikogu valimistel nii palju hääli, et vähemalt 51 saadikut Riigikogus on nende parteist, või teine võimalus, nad lähevad koostööle olemasolevate poliitkartelli erakondadega. Ja see viimasel juhul on tegemist ju sisuliselt reetmisega. See tähendab, et kõik see, mis praegu räägitakse rahvale ja oletame, et saadakse eestimeelselt
meelestatud valijate hääled. Kõik see läheb samasse supipotti, kuhu lähevad need hääled, mis antakse poliitkartelli parteidele. Ja sel juhul see on ju petmine või kuidas sina arvad? Aga tõmbame nüüd paralleeli natukene Araabia maailmas toimuvaga, Araabia kevade ja värkidega. Ma tean, me oleme mõneti erinevatel seisukohtadel selles toimuvas, aga me näeme, et alustades kaugemalt, nagu ma mõned päevad tagasi siin Nõmmeraadios juba ütlesin, kogu maailm, kõik liitlased, Inglismaa, Ameerika, Prantsusmaa, ma ei tea kes, Hitleri vastu, vaat kui Hitleri maha saab lüüa, on kõik korras. Edasi, kõik liitlased, kogu NATO täis ja Eesti kaasa arvatud Saddam Husseini vastu. Tema on loll, siga ja süüdi, tal on massihävitusrelv, lööme ta maha, lõid maha, relva ei olnud. Riigis on, kurat teab, mis lahti, korras. Muammar Gaddafi, vaat kui selle mehe, keda me siin kallistasime, muisutasime, kellele me kullast plüssi kinkisime, kui selle saaks ka nüüd maha lüüa. Löödi maha. Riigis jälle segadus lahti, kõik on demokraatlik ja korras, iga pett võib teha, mis tahab. Bashar al-Assad samamoodi, vaata, mis toimub Egiptuses. Tegelikult on Egiptuses kõige ilmsemalt näha, et üks konkreetne usulahk oma maniakaalsuses juhib mängu. Nad on valmis tapma omasid, et näidata, kuidas valitsusväed ja need pahad siis nendega käituvad. Neid on vähemus seal. Aga nad jätavad mulje, et neid on enamus, sest nad plagisevad igal pool. Nende agendid on Al Jazeeras ja BBC's igal pool. BBC-s on mul üks vastaspoole kanal, sellepärast ma tean ka muide Araabia maailma kutt. Ja nüüd vaatame Eestit. Võt Savisaar, kui saaks selle mehe maha lüüa, võt siis oleks õnn nõue peal. See on ju reformikate propaganda ja seda toetab igati meie ajakirjandus. Nii ta on. Edasi, kelle me järgmisena maha lööme? Vaevalt, et keegi mulle nüüd julgeb afišeerida, aga võib-olla, et lööme lepa maha, vaat kui saab Nõmme raadio kinni panna, siis on õnn nõue peal, siis me saame rääkida ainult oma õiget juttu, mis meeldib rahvale ja teha, mis me tahame selle rahvaga. Jah, aga see ei ole lihtsalt niisama, vaid see on teatud stsenaarium. Samamoodi nagu Egiptuses oli stsenaarium, nagu mujal Araabia see on sundkäik, sellepärast, et iga põhjus annab oma tagajärje ja kui see tagajärg muutub põhjuseks, siis aheneb rida, mida mööda minnakse. Täpselt nii nagu valitsused, selleks, et näidata, kui head nad on, peavad tekitama olukorra, kus neil on palju sante kadjakaid vaeseid, keda saab aidata. Peale selle võib ju luua igasuguseid kodanike ühendusi. Viskad natukene raha, ullikesed teevad kodanike ühenduse, koguvad sinna inimesi kokku, viskad veel natukene raha, aitad kodanike liikumist. Tegelikult kogunevad kadjakad kokku selleks, et saada natuke söögiraha, mitte midagi tehes. Vaata, mis mamslid korraldavad koolitusi, kuidas koolitada neid, kes hakkavad koolitama neid, kes räägivad rahvale, kui raske on elada. Aga vaata, see, mis sa kirjeldad, see peab paika vaese palja B-ga Ida-Euroopa riigi puhul. See ei pea paika näiteks tugeva kodaniku riigi puhul, nagu on Šveits või neid on teisigi, kus inimesed on jõukad, neil on vaba aega, neil on ressursse ja nad teevad seda, mis peavad ise vajalikuks. Nad ei lase endale dikteerida. Jah, küsimus on selles, et kui sa oled monopoliseerinud mingisuguse tegevusala, tõmbame paralleeli kas või Eesti Energiaga. Eesti Energia ei jää kunagi vaeseks. Ta paneb oma katlad kinni, tõstab hinna 4-kordseks, saab 4-kordse kasumi ja ütleb, et näed, kes oleks võinud seda arvata, et nii läheb. Ja samamoodi on Šveits ja samamoodi on teatud kildkond. Need tegelased, kelle varandus ületas $30 miljonit ehk see on siis 23 miljonit eurot, need muutusid ju terves Euroopas eelmise aastaga rikkamaks. Sest raha, tootis ise raha. Kas sul on kade meel või? Ei. Las inimesed rikastuvad. No kuule, kulla mees, ma võtan praegu mingisuguse tulirelva ja hommikul olen ka rikas mees ja politsei otsib, et huvitav, kes need toredad inimesed ära tappis ja nende rahakotid ära võttis. No aga sa andsid oma ma panustan rikkaks saamisele, aga küsimus on selles, mis vahenditega saadakse rikkaks. Küsimus on ka,
rahvusühiskondluses, mis võiks siis olla natsionaalsotsialism ja väikerahva esindajatena me peame olema natsionaalsotsialistid, kui me tahame, et meie rahvus kestaks edasi, nii nagu sätestab ka meie põhiseaduse preambul. Paragrahvide juurde ma ei lähe, need on Euroopa Liit juba ära vägistanud, aga jah. Aga ega meil ei ole valikut. Senikaua, kui meie praegune põhiseadus kehtib, siis peame lähtuma sellest, mida preambul käsib teha. Ega meil ei ole valikut. Kui preambul on ära muudetud, siis on juba igaühe oma valik, kas ta tegutseb selle nimel, et rahvus igavesti kestaks ja riik kestaks või mitte. Ütle mulle palun, miks peavad need inimesed, kes kodus räägivad vene, inglise, saksa, türgi keelt, hoolitsema selle eest, et eesti keel ja kultuur kestaks läbi aegade, juhul kui nad saavad parlamenti. Aga väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et kui põhirahval on hea elada, siis on hea ka mitte põhirahva liikmetel. Oot, aga kui me võtame niimoodi, et kujutame endale ette, et parlamendi töökeel on küll eesti keel, aga no ma ei taha nii puuga pähe panna, aga 90% parlamendi liikmetest, 90 tükki, on koduse vene keelega, mille kuradi pärast nad peavad säilitama eesti keelt, kui neil on võim riigi eelarve üle. Eesti rahva mausoleumi nurka võib teha koha, kus näidatakse makki, mille peal olla eestikeelset juttu või kuhugi vabaõhumuuseumisse panna mõned päitsetega tegelased eesti keelt esitama, aga rohkem neil seda vaja ei ole, sellepärast, et nemad hakkavad sõlmima kultuurisidemeid oma ajaloolise kodumaaga ja Tõnu, paneme käe südame peale. Kui meie oleksime selles olukorras sinuga, me teeksime täpselt sama, et jõustada oma tunde järgi ajaloolist õiglust. Me ju vallutasime selle maa kunagi. No mis kurat, võtame tagasi. Vaata, meie ei saa sinuga kunagi ennast panna samasse asendisse nagu mõni suur rahvas, sest nendel alati tuksub kuskil alateadvuses kuklas impeeriumi minevik, impeeriumi meelsus. Meil seda ei ole. Selles on asi. Ja sellepärast me olemegi hävitatavad. Kahjuks, aga meie kasuks räägib see, et impeeriumid on tulnud ja läinud ja impeeriumi loonud rahvad on kas täiesti hävinud või on kahanenud väga väikseks rahvaks, aga väikerahvad, eestlaste sugused on püsima jäänud. No jah, praegu on siin tegelikult 3, isegi 4 võib-olla keele omavaheline sõda. Ma pean silmas inglise, hiina, vene ja ma ei oska suhtuda Indiasse, sellepärast, et india inglise keel on ju saavutamas ka eraldi keele staatust. Vaevalt, et siin hindi keeles või selles keelte paablis, milles Indias suheldakse nüüd ka kokkuleppele jõutakse, aga ma kardan, et see indude inglise keel eraldi staatusena võib samuti soovida vallutada maailma. Küsimus on ju nimelt keele ja kultuuri sõjas. Jah, see on keele ekspansionism, kui nii võib öelda, sest kultuuri ekspansionismiks ei saa seda nimetada, kuna see nii-öelda kultuur, mis levib, see on parimal juhul rämpskultuur. No rämps või mitte, huumor või must huumor. Tegelikult ega see eesliide, mis iseloomustab kultuuri, see iseloomustab ainult suhtumist kultuurisse ja kõik. Kui ikka asjal käiakse jurta ukse taga ja see on traditsioon, siis ei ole mõtet imestada, kui suurde tuppa pandud jurta nurga taha käiakse kökitamas. No seda küll. Eks ole? See on juba veres. Jah, ei ole midagi parata, see on ka kultuur, see on ka oludest tingitud. Ja muidugi võib ju, Tõnu, sina oled võib-olla paslik inimene just nimelt selleks, et küsida sinu käest, mis sinu meelest võiks olla kultuur? See on inimese loodu, inimese kogemus, kuidas toime tulla, kui väga lühidalt katsuda. Jah, aga miks siis on vaja kultuuri rahastada? Kas selleks, et kultuuri kallutada või hiljuti ma sain teada, et tahetakse teha ka kohe kenakene seminar sel teemal, et kuidas
hakata, ühesõnaga rahandus- ja tootlikud asutused hakkavad sõlmima sidemeid kultuuriasutustega, et saavutada kultuuri õitseng. Vaata, kui mina tellin muusika, siis mina tellin ka kultuuri. Ja kui ma ütlen, et tuljakut, vabandust, tohib tantsida ainult püksata ja ma maksan selle eest, ma saan staadionitäie neid, kes tantsivad tuljakut nii, nagu värskelt loodud legendi järgi muiste ja mullu tantsiti, et till töllerdab ja kena on vaadata. No see oht on täiesti olemas, sest ühest küljest on ju muidugi hea, kui kultuuri rahastatakse, et kultuuri inimesed ei oleks kas siis sõna otseses mõttes või ülekantud mõttes palja peega ja nad ei peaks tegema igasugu juhutöid, et luua kultuuri. Aga liebe Freund, ma nüüd küsiksin sult, et mis elukas see kultuuri inimene on. Kunagi pani niisuguse aforismi asja vist Konfutsiule selle suhu, et kui sa tahad oma vanematele valmistada tõsist meelehärmi ja päris geina ka ennast ei tunne, siis ütle neile, et minust saab kultuuri inimene või kunsti inimene. Mis asi on see kultuuri ja kunsti inimene, keda ma pean rahastama? Mida ta teeb mulle? Oletame näiteks, et on kujur, ta teeb mingit väga head kuju, mis on tal vaimusilmas ja nüüd ta tegeleb selle välja raiumisega, välja toomisega ideede maailmast. Ma viitan Platoni ideede maailmale praegu. Ja kui ta raiub seda päev otsa, tal ei ole aega, et käia näiteks piima vedamas või posti kandmas või kuskil turul midagi müümas, sest see võtab talt nii palju aega, võtab nii palju jõudu. Aga samas see kuju kui selline on vaja, sest ka väliselt ilusate asjadega on võimalik muuta inimest paremaks. Väga hea. Kui keegi tahab teha kuju ja kui leigub keegi, kes on nõus selle kuju eest maksma, sellega on asi lahendatud, aga seda ma ei usu, et on maailmas olemas inimene, kes muudkui nagu rähn puuküljes tooksib 8 tundi päevas kujusid ja kõik kujud on väga head ja keegi nende eest nagu maksta ei taha ja nii edasi. Minu meelest hobidega võiks inimene tegeleda vabast ajast. Ja kui keegi on nii kihvt mees, et suudab teha tõesti vägevaid kujusid, aga palun. Aga kui hakatakse rahastama kehva kujurit ainult parteilise kuuluvuse järgi või selle järgi, et minister on onupoeg, siis see ei ole ju kultuur, see on sigadus. Täitsa nõus. Ja nüüd mul meenus üks Gruusia päritolu vene kujur, kes on Venemaa üle külvanud tohutute hiidkujudega. Ja oli igavene tegu, et nendest vabaneda. Vist paar tükki on maha võetud, aga ülejäänud püsivad ikka kenasti. Sellepärast, et need oli hõimutunne, oli sättumustunne ja tuli neid kujusid nagu külluses arvest üks hirmsam kui teine. Ja kujuta endale ette, kui nüüd näiteks hakatakse meilgi rahastama mingisuguse tundmatu riigi kujurit, kelle kohta mingisugune segane tundmatute nimedega arvamusliidrite seltskond ütleb, et see on geniaalne, mis ta teeb. Et isegi minu koer sai aru, et see on geniaalne. Enne hulk aega nuusutas, kui jalga tõstis ja nii edasi. Asi on ju jama. Tähendab, küsimus on selles, et kas kultuur sünnib ainult raha eest? Ei sünni raha eest. Selles asi ongi, et kui... Kultuur oli enne raha. No loomulikult. Ossa tont. ja kui inimesel on sisemine sund midagi luua, siis ta loob seda kõigele vaatamata. Nüüd ongi küsimus selles, et kui inimene on tõesti loonud sisemise sunni mõjul midagi väljapaistvat, et siis ta ei oleks sunnitud surema nälga ja et mingid teised sulid, sahkerdajad ei rikastuks hiljem tema väga väljapaistva loomingu arvelt. Selles on asja mõte. No sulid rikastuvad tema loomingu arvelt nii kui nii. Sellepärast, et isegi, võtame selle kenakese vabaduse monumendi, mis siis mu meelest tuleb muide see vabadus vist ikkagi pärast piirileppe sõlmimist maha võtta, sest kui tegemist on kapitulatsiooniaktiga ja võitjale poolele suurte maatükkide loovutamisega, siis päris piinlik on nagu meenutada, et vabadussõjas me võitsime midagi või me ju kaotasime lahmaka maad. Ühest küljest küll, jah, aga teisest küljest küll sa näed Marko Mihkelson ja Urmas Paet ja Andrus Ansip ja teised seletavad võidukalt, et see oli ju meile väga kasulik tehing, me tegelikult võitsime sellest, mõtle, kuidas
Eesti julgeolek on nüüd tagatud. Ja senikaua, kui on veel jalatäitki maad, mida Eestist ära kinkida, küllap ei ole veel põhjust vabadus risti. Sakslastele, venelastele, mida veel inimesed saadame, kõigepealt Soome, need, kes on ebamugavad dissidendid, need kadugu ise minema Hispaaniasse, võtame neid veel natukene raha ära ka kohtutäituriga, et nad tunneksid, et kodumaalt kaugel on raske elada ja nii edasi. Ja ongi plats puhas. Ja ja monumendist saavad kasu need, kes tulevad jälle kord paar aastas, panevad sinna pärjakese, lasevad telekaamerate ees end ilusatena paista, väärikate ja tarkadena ja monumendist on kasu või tegemist on päris koleda tüki. Nõus, aga me oleme siiamaani kritiseerinud võimurite tegusid tänases saates, aga mõelgem, et võimurid ei saaks ju tegutseda ilma rahva heaks kiiduta. Ja isegi kui oletada, et valimisi võltsitakse, siis neid ei saa võltsida täitsa 100%. Ma olen ise kohanud inimesi, kes tõsimeeli kiidavad takka poliitkartelli erakondadele, nende juhtidele ütlevad, aga vaat kui tubli on näiteks Reformierakonna juhtkond või vaat kui üllad on sotsid, nad ju võitlevad lihti inimese eest, eks ole. Ja inimene, kes seda väidab, ta väidab seda tõsimeeli. Sest ta on seda lugenud peavoolumeediast, eks ole. Ja muide, sa võtsid praegu jälle päris hea teema üles. Kommentaariumid. Omavahel öeldes, avalikult muidugi tegelikult, on kommentaariumides Delfis ja mujalgi tunda kommentaatorite hirmu süvenemist ja see paistab välja just oma truu alamlikkuse rõhutamise läbi. Aga see oleneb täiesti teemast. Pugejate kogus suureneb. Või on need palgalised kommentaatorid siis? No see on see sama. Ei, on sellised, kes on nii-öelda kasulikud tolad, kes ei saa mingit tasu selle eest. Seda muidugi ka. Ega toitude puudust ei ole meil kunagi olnud, aga samas on meil ka tõepoolest, nagu sa ütled, palgalised rahastatud poliitkultuur. Just, aga mulle seoses kommentaaridega meenub selline huvitav fenomen. Kui algas nii-öelda Araabia kevad, siis oli kommentaariumidest lugeda päris palju sõimu araablaste üldse muhameedlaste aadressil ja kiideti takka, et vot kui hästi NATO tegi, paneb rätipeadele algul Tuneesias, siis Liibüas ja siis oli, mingi aeg oli Egiptus veel ja siis Süüria võeti ette. Aga nüüd 2,5 aasta möödudes on näha, et enamus interneti kommentaatoreid selles küsimuses ei usu enam peavoolumeedia tehtavat propagandat. Nad saavad üsna hästi aru, mis seal tegelikult toimub. Vaata, nende suhtumine on muutunud. Kommenteerijate arv on kahanenud. Aga et keegi võiks öelda, et nad saavad aru, mis seal toimub. Ma väljendaksin seda natuke teiste sõnadega. Nad aimavad, et kõik ei ole päriselt nii, nagu meile kirjeldatakse, sest me ei tea, mis seal tegelikult toimub. Telegramis muide oli päris kena artikkel ühelt noorelt daamilt Egiptuses. No tal on mees egiptlane, nagu ma aru sain, ja suhtleb väga paljude egiptlastega, ta on tantsija teatris. Ja muidugi sattus ta löögi jälle sellega, et tuli uus, väga islamistlik, väga äärmuslike vaadetega kultuuriminister ja hakkas kohe tantsutruppi likvideerima, et nagu vanal hallil ajal Eestis öeldi, ei ole lühikesi pükse, on pidžama püksid ja üleüldse. Ja ega seal mäsus sees olles võib tõesti ajada segamini äärmusliku usufanatismi ja poliitilise fanatismi, sellepärast et traditsioonid on väga erinevad. Aga isegi selles Telegrami artiklis kumas ikkagi läbi, et kui Jumal on üks valitsuse liikmetest, kõige kõvem valitsuse liige vaatamata peaministri tiitli puudumisele isegi võib olla, sest usujuht on selles usulahus Jumal, sest Jumal kõneleb tema suu läbi ja Jumalaga ei vaielda. Jumal ei eksi. Siis me näeme, et tegelikult
See on nüüd jälle üks kohutav ja kummaline teema. Einar Laigna võiks lausa pahandada selle peale, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et üks asi on universumi seaduste aimamine, soov neid mõista, kuidas liiguvad väga suured kehad väga kaugel, kas neil on seos sellega, mis toimub siin, kas meie dimensioonide ehk ruumimõõtmete arv on ammendatud või on neid veel, milles see väljendub. Ja teine asi on see, et kujuta endale ette, et me oleme lapselikud inimesed või veel parem lausa lapsed. Sina oled siuke rõõmus ja naiivne, aga mina olen natuke kaval. Me oleme toas, õhtu on käes ja meil muidugi lambike põleb laes ja kõrvaltuba on pime. Ei tea, mis seal kõrvaltoas on, mitte midagi ei näe. No vaatame, siis sa lähed paar sammu eemale, sellepärast ma ütlen, et aga mina lähen sinna sisse ja ma ütlen sulle, mis seal on. Ma teen 2-3 sammu sinna pimedasse tuppa, sina taganed õuduses, sest ma kaon pimedusse, ma torman sealt välja ja ütlen, et tead, seal on armuline Jumal. Ja kui sa kohe oma komme mulle ei anna, siis Jumal tuleb ja karistab sind selle eest, sest Jumal armastab sind. Ja vaat siit umbes niisugusest asjast, kuskil koopasuus või kus, tekkiski kõige väärastunum Jumala kasutamine sõjanuiana. Mina vahendan, kui sina ei tee nii, nagu mina ütlen, tema seal mulle ütles, mulle täitsa tundus, et ma kuulsin ta häält. Et sina pead nüüd oma riided, raha ja kõik mulle andma ja minu heaks tööle hakkama. See valem tundub, et kehtib praegugi, aga kui me Jumalast räägime, siis on tarvis meeles pidada seda, et see, keda meile üksik Jumala pähe esitatakse, oli tegelikult ju mitmuses omal ajal. No, lihtsalt see, nii, aga kust on pärit kõik need verejanulised instruktsioonid, mis on näiteks Vanas testamendis, kus kästakse teha seda või teist nendega, kes on Jumala vaenlased. Kui sa vaatad, siis see käitumine, need instruktsioonid on täitsa inimlikud. Need võivad olla täitsa mingi rikutud inimese või ütleme mõtleva olendi koostatud. Sellest ma ju praegu rääkisingi ja küsimus on veel teises asjas. Kui tulla mu jutu algusesse. Jumal ei ole tema. Jumal ei ole ainu isik. Jumal võib olla suur koordineeriv teadvus, midagi nii suurt, mida ei ole võimalik hoomata ega mõista üheski otsas. Kogu see liikumine meie ümber, kõik need neutriinod, mis tormavad meist läbi, kõik see on Jumal. Sina oled ka täies tükis Jumal, sest sa ei saa ennast sealt välja rebida, kuigi sõna tähistab nagu konkreetset isikut, aga see peaks olema siiski mingisugune korda loov teadvus kuskil kaugel. Ja vastavalt sellele peaks ka usund olema selline, mis aitab inimesel toime tulla. Ja mitte, et ta tuleb sealt koopast välja, sest ta armastab sind ja ta sööb su kohe ära naha ja karvadega, kui sa ei anna mulle raha. No just, mitte selline, mis tekitab probleeme nii endale kui teistele. Sest on ju ka mõistlikke usundeid, kes ei kipu teistele kallale oma inimesi ajama ja kes ei... No kes vastupidi pole ka ise sellised masohistlikud, aga nad tulevad toime. Miks mõned on agressiivsemad kui teised? Kas sa oled mõelnud selle? Hirm on suurem. Usujuht ütleb, et minge ja tapke nad ära enne, kui nad teile kallale tulevad. Nad ju hakkavad sigima, neid saab palju. Praegu neid on 5 tükki. Tapke nad ära. Nii nagu, piltlikult öeldes võiks see Snowdeni juhtum, mis nüüd on kenasti maha vaikitud, vähemalt on paus, leida samasuguse kajastuse. Ma käsitleksin seda kui tungivat vajadust avalikult hukata täiesti süütu inimene, sest ta ei avalikustanud midagi, mis oleks olnud meile uudis. Nagu me teame, paljud luureorganisatsioonid on vahel, eks ole, prantslased, venelased, sakslased isegi natukene, kuigi sakslased teevad kõige kõvemat lärmi USA vastu, Hiina, kõik
niimoodi keegi ütles välja ja nüüd teatakse ametlikult, et kõik muhivad kõigi järel. No näidispoomine võib olla üks põhjus, aga ma olen mõelnud selle üle, et kas ei ole seal taga ka mingi teine jõud, kellel on hoopis teine eesmärk. Võib-olla on käes lõpuajad, praeguse süsteemi lõpuajad, mitte maailma lõpuajad. Ja loomulikult nii, on käes. Ja see käib stsenaariumi sisse. Valitsuste agoonia. Jah. Ja praegu näiteks, kui võtta kõige mustem kombinatsioon, siis väga hea oleks, kui Snowden läheks Boliiviasse, sest sel juhul oleks ta ju frantsiisi andja, nii nagu oli omal ajal Al-Qaida või Bin Laden. Nüüd kõik, nii nagu Hitler, Saddam Hussein, ma ei tea, kes kõik veel, kui saaks Snowdeni maha lüüavat, siis demokraatia võimutseks. Eks ole? Ja kui me vaatame nüüd meie valitsusi, mida nad teevad? Piltlikult öeldes kasutavad nad ju ka jumalat sõjanuiana. Kui meie ei lähe NATOsse ja kui meie ei anna Venemaale maalahmakat, siis Venemaa tuleb kallale, meie ei ole üldse kaitstud. Kõik inimesed peavad sellest aru saama, aga nad töötavad ju omakasust ajendatult, sest rahva heaks tehakse ainult järellüpsi, kusjuures lüpstakse seda sama rahvast, et vabastada teda piinavast fantaasia puudusest, kui nad äkki ei peaks teadma, mida selle rahaga peale hakata, mis neil kõik käes on. Küllap see nii on, aga mis on asja puhul huvitav on see, et nad esitavad seda rolli, aga nad esitavad oma seda rolli niivõrd saamatult. Nad ei ole rolli selgeks õppinud, nad ei esita seda veenvalt. Aga samas jääb selline mulje kõrvalt vaadates nagu selline poliitik, olgu ta Urmas Paet või Marko Mihkelson, kes jutlustab siukest asja, millel pole saba ega sarvi. Ta on nagu metsise kukk, kes imetleb iseenda häält. Ta ei märka enam ümbritsevat ja tõsimeeli arvab nüüd. Ühest küljest ta on õppinud selle rolli ja esitab saamatult, aga samas talle meeldib ennast kuulata. Aga nüüd pööraksime natukene pilgu ka seltsimees Pavlovi peale, kes oli teatavasti suur Vene, mitte niivõrd Nõukogude, aga Vene õpetlane ja kuna ta tõi välja just selle sama tingreflekside asja eriti ilmekalt just Nõukogude perioodil, siis me võiksime otsida sealtki tagant pisukest irooniat, sest ütles ju akadeemik Pavlov, kui see, mida Nõukogude võim teeb praegu rahvaga, on eksperiment, siis sellise eksperimendi heaks oleks mul kahju ohverdada isegi konna. Jah, aga sarnased eksperimendid toimuvad ka meie ajal. Ja meie ühiskond on samuti üks osa eksperimendist. On inimesed tihtipeale mõelnud, miks elu Eestis on nii kehv, aga nad ei taibanud, et alguses see roll pandigi paika. Nagu sa tead, on olemas Euroopas tõmbekeskused, need, mis tõmbavad enda poole inimesi. Aga keegi ei ole enamasti mõelnud, et on olemas ka tõukekeskused, need mustatööliste keskused, kes peavad tõukama. Ja Eestile määrati omal ajal tõukekeskuse roll ja meile ei ole määratudki jõuda Euroopa 5 rikkam hulka. Võib-olla siis, kui ülejäänud riigid hävinevad ja me oleme siis 5. Aga selles on asi. Stsenaarium on selline. Kui kraanikõus on vett täis ja tõmmata punn eest, siis tekib automaatselt tõmbekeskus. Aga kuhu tõmbutakse? Ikka ainult hukatusse. Jah, aga seda Eesti ei teata. On... No heakene küll, võib-olla Eestit ma tean natukene paremini kui teisi riike, aga Eesti oleks ju elamiseks vapustavalt hea koht. Ta ei ole väga suur. Meid ei ole väga palju. Kuigi ma ei teagi, kui palju meid on, arvestades narkosurmade statistika järgi peaks meid olema eelmise aasta lõpu seisuga 906 411. Sest narkosurmasid oli 123 ja see andis 137,7 narkosurma miljoni elaniku kohta. Nii et selle statistika koha pealt võiks ka natukene nõu küsida, mis kurat siin siis õieti toimub. Me võiksime Eestis elada. Ja juba vanas veedalikus maailmapildis või ütleme niimoodi hindude kandist on tulnud see ütlemine, et sa ju näed, et sinu vanavanemad surid. Sa ju tead, et ka sinu lapsed surevad kunagi, rääkimata sinust endast. Ja ometigi sa ei taha elada, vaid tahad ajada taga raha. Meid sunnitakse ajama raha taga.
järjest rohkem maksma sellele agoonitsevale riigiaparaadile, et nad kaitseksid Armeenia, ma ei tea, mis elukaid, mille eest ja nii edasi, et mamslid koolitaksid välja mamsleid, kes koolitaksid välja mamsleid, kes räägiksid, kuidas ikka lapsed nälgivad ja nii edasi. Jah, nii see on. Meie süsteem on värdjalikult käima pandud ja allutatud mitte jumalale, vaid mammonale. Deemon Mammona, nagu oli üks järjejutt, mille sa ette lugesid. See oli üheosaline. Üheosaline tegelikult, jah. Aga üsna pikk. Aga lugu ongi selles, et me ei saa niimoodi edasi elada. Me peame ju mõistma, et me kägistame ennast oma kätega, pingutades püksirihma valitsuse käsul nüüd juba kaela ümber. Jah, aga lõpp ongi lähedal. Kõik märgid ju viitavad sellele. Ja praegu ongi ilus suvi, inimesed sellele ei mõtle, kes on rannas, kes on aiamaal. Vaata, kui sa oled maal roheluse keskel, siis sa ei adu seda olukorra meeleheitlikkust. Aga siis, kui tuleb sügis, ilmad lähevad külmemaks, tulevad küttearved ja kellel ei ole enam kodu, kellel on riided õhukesed, siis võib-olla tuleb paljudel mõistus pähe tagasi. No siis vast ei ole enam vaja. Mõnikord on liiga hilja. Tõnu, millega me võtame meie jutu kokku? Kas need järjest ühtsemaks muutuvad rahvuslased, kes ikka omavahel läbi ei saa, kes ei ole jõudnud lõppfaasi, kas nad peale kollaste õhupallide ja tirilimpsu ka midagi teevad ükskord või nad ei tee midagi? No, mina eelistan jääda oma liistude juurde. Ma leian, et sõna rahvuslane asemel oleks parem kasutada sõna eestlane, sest kui sa oled eestlane, oled Eesti Vabariigi kodanik, lähtud Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulist, siis sul ei ole lihtsalt teist valikut. Aga kui hakata põhiseadust täitma valikuliselt, siis võib igasugu asju välja mõelda. Ja ma arvan, et asi ei ole lootusetu, rahvuslaste osa rühmitusi juba ühineb ja kui koostöö saab korralikult käima, siis on keegi, kes võib teatepulga üle võtta. Aga loomulikult tuleb vältida lolluste tegemist. Neid on juba liiga palju tehtud, nüüd oleks aeg nendest õppida. Meil oleks isegi Araabia maailmast päris palju õppida, sest nagu me teame, džihaade on mitmesuguseid. On suur džihaad, mis tähendab iseenda ja oma meelte puhastamist, parandamist, mis meie oludes võiks tähendada endale selgeks tegemist, et eestlane olemisega kaasnevad kohustused eestlaste ajaloolise asuala suhtes. Väike džihaad, see on sõda, see on füüsiline tapmine. No džihaadi variant on veel, aga aitäh, Tõnu! Ja puhastame ennast eestlastena. Ärme oleme abstraktsed eurooplased. Saagem eestlasteks. Ütlen tere õhtust veel, kui pimedusse peidanen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei laseks jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, tõstan krae, vaatan kuud, liigutavad mõtted suud. Otse öelda neid ei julge, vaja paberit ja sulge, sest et jumalate loodud onneoon kaubad soon. Võimul reklaam ja vaikus, kes ei osta, see on loll. Hädavares iga toll. Rohkem saada, vähem anda, ega lehte ju ei panda. Ole toda, vale mees, ole häbi laste ees. Algab skandaal
ja vaikus. Kahestuma lõpuks pean, sammud järjekorda sean. Sootsalt lüües iseennast, tingid kaua sõbra hinnast, et võiks saada meid end kaugel tehtud tööd, päevatööd. Kummargil käib, on vaikus ja üha vaiksemaks veel jääb. Kostab surnud linnu hääl, uksed keeratud saab lukku, tasa loeme asju kokku, mis on puudu, mida pole ja kust saab rekendada. Asjalik meel on vaikus, kes ei osta, see on loll, hädavares iga toll. Saade on salvestatud 2013. aastal.